Aga ma ei tea, kas sina usud mingi tontidesse või vaimudesse või? Ma tean igast tonte, aga ei, no selles mõttes, et siis tekibki see kurb koht, et need samas šarlatanid tõmbavad neid inimesi, kellel ongi mingisugune võime nagu alla. Üldiselt nooremana uskusin, praegu ma tunnen, et ma olen mingil hetkel lõpetanud nagu kaevamise selles, et miks me siin maailmas oleme. Sest et ma arvan, et see on inimese nagu see igavene küsimus on ju, et kas see on Jumal, kas nad on vaimud, kas ma olen lihtsalt kellegi saavutusvajadus, plärts on ju, et nagu et see on see igavene küsimus inimesele, aga ma ise tunnen, et mu elu on lihtsam, kui ma ei mõtle nendele asjadele. Et ma ei hakka midagi välistama kindlasti või muutuma mingisuguseks nagu ultraratsionaaliks või midagi, et midagi pole olemas. Samal ajal, kui ma tean, et et ala mingid kummituse case'id on kellelgi olnud, eks ole. Aga seal on jälle see sama asi, et seal on mingisugune miljon mingit välja mõeldud lugu, mis tahes, et alustas sellest, et mingi väike laps tegi oma elu põnevamaks, ja või siis kellelgi on lihtsalt juba see peas ei ole kõik korras, eks ole. Siis samamoodi see devalveerib, võib-olla need päris case'id devalveerivad seda päris energeetika võimetega siis inimest, eks ole. Et mingil määral siis. See on, selles mõttes on sul kindlasti õigus, et see on nagu põhiküsimus ja mulle tundub, et mina ainult nende küsimuste kallal nagu järangi, et miks me siin oleme ja põhiliselt kõige rohkem mulle tundub nagu kõige põletavam või see on kuidagi nii seotud selle küsimusega on see ikkagi kõigile, et mis juhtub pärast surma. Et see mulle tundub nagu see küsimus, mis on kõige põnevam siin ja millel ei ole vastust. Sest keegi ei tea, see on see anekdoot, mida ma olen ka 100 korda rääkinud, et mis mulle tohutult meeldib, et 2 loodet räägivad ema kõhus, kaksikud, et siis üks küsib teise käest, et mis sa arvad, et mis seal teisel pool on või mis seal teisel pool kuradi sein on, siis teine ütleb, et no ma ei tea, et keegi pole tagasi tulnud sult. Aga kuidas sul see igapäeva rutiin üldse välja näeb? Et mis sa teed, et sul täiskohaga tööl sa ei käi ilmselt? Ma võin rääkida oma rutiinist küll, aga ma enne mõtlesin, et eelmise teema lõpetuseks, et ilmselt, kui ma ei oleks nagu oma seda mingit energiat nendesse loomingulistesse asjadesse suunanud, siis ma võib-olla mitte vaevaks, aga siis ma võib-olla mõtles ka sellistele asjadele rohkem. Sest varem olen seda teinud, aga nüüd ma kuidagi panen sinna oma energiaga rutiin. No ma ütlen siia ka veel lõpetuseks, et mulle see ei ole nagu üldse vaevav, et ma saan täiesti aru sellest eksistentsiaalsest ängist ja kui sa hakkad mõtlema, kui väike kübe on planeet maa mingisuguses universumis, siis see võidki nagu ära mattuda nende mõtete alla. Aga mulle on see muidugi tohutult põnev, et mul on nagu uudisimu selle vastu. Ja, see võib ka niimoodi olla, jah. Aga mis sa siis teed, kui sa hommikul üles ärkad? Eesti esu.